ma ei oska enam. Okei, ma proovin uuesti. Appi. See on loll jutt täiesti. Tšau. Tahaks öelda, et tere jälle, aga see oleks veidi imelik. Nii et selle asemel ma ütlen ilusat advendiaja algust. Ma pean ütlema, et me pea ütlema, tahan öelda, et Vlogmas on olnud üks mu lemmik asju maailmas ajalooliselt. Ja see on väga suur töö ja selleks peab olema vaimselt mingisuguses kohas üldiselt, kus ma täna ei ole. Näiteks, kui ma jagan oma elu, siis kellelgi on sellest rõõmu, sest mul on mingisugune suurem eksistentsiaalne kriis, aga sellest ükskord hiljem. Ühesõnaga, mulle Vlogmas on väga meeldinud, see on hullult aidanud kaasa mu enda jõulutundele. Kõige rohkem mulle on meeldinud see kommuunitunne, et te vaatate ja kommenteerite ja kirjutate mulle ja et see on nagu üks suur mingisugune jõuluasi, mida me koos teeme. Aga te olete pidanud nüüd päris mitu aastat taas kasutama vanu Vlogmasi videosid, nagu te mulle kirjutate. Ja see on natukene häbiväärne minu poolt, ma tunnen. Ja selleks, et see ei peaks nii olema ja et mul endal oleks ka natukene jõulurõõmu rohkem, natukene rohkem jõulurõõmu, siis ma mõtlesin, et ma proovin. Mis tundub selline väga hirmuajatav või aukartust äratav ülesanne, aga ma tegelikult ju tean, et ma saan sellega hakkama ja et see teeb mulle rõõmu ja et Vlogmasi videod ei pea olema mingisugused kontsentreeritud igapäevased märulifilmid, et see ongi selline aeglane, mõnus, rahulik sisu, on ju. Aga kuna me ei ole nii ammu näinud, siis eeldada, et te üldse mu nägu mäletate, oleks ebakohane. Nii et ma mõtlesin, ma räägin teile, mis mu elus vahepeal toimunud on. Ma ei tea, kui pika vahepeal me peaksime võtma, aga alustame nendest korduma kippuvatest, et ma ei ela enam valges majas, nagu viimati, kui ma vist Vlogmasi tegin, võib-olla ma olen vahepeal ka üritanud, aga me elame nüüd Tallinna kesklinnas korteris. Ja see on väga mõnus. Hästi paljud küsivad, et kas ma ei igatse maja elu. Ja lühike vastus on ei igatse. Pikk vastus on see, et meil oleks veits rohkem ikkagi ruumi vaja, mis on naljakas asi, mida öelda, kui sa oled 5-toalises korteris. Aga, või isegi 6. Aga meil on see elutoa osa suhteliselt väike ja mulle kuidagi tundub, et minus on tekkinud mingisugune rahutus. Et ruumi võiks rohkem olla. Aga see on väga väike asi selle kõrval, et me oleme laste koolidele väga lähedal. Nad käivad igale poole ise jalgsi. Ise saab käia, ma ei tea, vanalinnas kontserdil käisime pühapäeval jalgsi. Väga mõnus on ja ma üldse ei kadesta neid, kes juba panevad storidesse lumerookimisvideoid. Seda ma igatse ja mruuniitmist ja muud sellist. Et ühesõnaga, me elan majas ja ma olen oma eluga väga rahul selles osas, et ma seda ei tee. Kuigi jällegi, siia ei mahu normaalne jõulupuu ära. Ma olin neile 0,5 tundi puudis ja mõtlesin, kuhu see kuusk siin majas panna. Nii et oleks äge. Ma vist mõtlesin välja, aga no seda siis saab vaadata ajapikku, kui on aeg kuusk tuppa tuua. Mis veel? Abiellusin vahepeal, kes mind Instagramis jälgivad, siis teie ilmselt teate. Ja kuidagi see suvi läks ja sügis tuli nii suure hooga, et ma ei ole õieti jõudnud jagadagi midagi pulmadest. Ehk siis võib-olla meil tekib kuu jooksul võimalus, et ma saan teile sellest natukene lähemalt rääkida, kui teile see põnev tundub. Aga igatahes me abiellusime Viirelaiul, meil oli 2-päevane pulm ja see oli super mõnus. See oli üks väga lahe üritus. Ja nüüd ma olen abielus, mis on ka üks päris lahe üritus. Nii et see on tore. Kogu aeg küsitakse, kui vanad lapsed juba on. Lapsed on 8, 10 ja 13. Kohe varsti 11 ja 14, sest neil on jaanuaris sünnipäevad, nagu mulgi. Ja mina saan jaanuaris 35. Mis on ka probleem, sellepärast, et ma eelmisel aastal pidasin juba suure sünnipäevapeo ja ka ma mingit paremat formaati kui eelmisel aastal küll välja ei mõtle. Niikuinii teeks selle peo pesas, et kas on siis uuesti üldse mõtet. Nii et seda peab mõtisklema veel, aga õnneks on 25. jaanuarini veel aega. Ja ma jällegi, kes mind Instas jälgivad, teavad, aga kui me ei ole tõesti ammu näinud ja kui ma kohtuksime tänaval vanade tuttavatena, siis ma räägiksin teile,
et te ilmselt teada, et ma pidasin 10 aastat, umbes 9 aastat sisustuspoodi Kukupesa, aga sellest sai näiteks nagu siiber. 3 mu töötajad said korraga lapsed, ühtlasi mu lemmikinimesed töö kontekstis ja see kõik väsitas mind ära ja muutus minu jaoks mõttetuks. Ja kuna ma ei tahtnud, kuna näkk minu tükkšampoonide, balsamite, pakendivaba keha- ja juuksehoolduse bränd ka sellest samalt üüripinnalt, kus see pood oli, opereerib, siis ma mõtlesin, et nagu okei, et teeme selle lihtsalt nagu näki jaoks nunnuks, et ala endale kontoriks või kuidagi showroomiks. Ja siis ma tegin ta nunnuks ja roosaks ja siis mõtlesin, et kui keegi tahaks seda näiteks rentida mõnikord, et siis võiks ju siia seda nagu üritusteks välja rentida. Ja siis ma mõtlesin, et kui tore oleks teha töötube. Sest one thing about me on see, et eriti jõuluajal, aga muidu ka ma olin vanasti jõhker meisterdaja. Ma ei tea, kas siin on kedagi, kes mu blogi luges vanasti. Kirjutage kommentaar siia alla, kui te olete mu vanad blogilugejad. Aga vähe sellest, et ma viitsisin filmida ja pildistada. Mitte viitsisin isegi, ma tunnen sellest hullult puudust. Ma pildistasin kogu aeg. Mul on nii palju ilusaid fotosid laste lapsepõlvest ja nüüd telefoniga ikka vahel teed, aga see ei ole päris see. Et ma vanasti kogu aeg pildistasin hullult ja filmisin ja kirjutasin hästi palju, aga ma ka hullult palju meisterdasin, nagu mu blogis oli megalt retseptipostitusi, DIY-sid, ma olen väga suur meisterdaja. Ja minu meelest jõulud ei tule ilma meisterdamiseta. Niisugune väike jõuluvahemäng. Aga ja siis ma mõtlesin, et kui ma teeksin töötube, et ma tahaksin seda osa endast taasavastada. Ja nii on ka läinud. Nii et nüüd on see pesapeod ja töötoad. Ja ma korraldan töötube. Meil on parfüümi töötuba, kus saab valida, kas tahad endale teha endale parfüümi või kodule toaparfüümi. Siis meil on vannipalli töötoad. Ja nüüd ma teen ka lastega lima, mis on üks lahedamaid asju, mis muga kunagi juhtunud on. Ja seda saab niisama pidudeks ka rentida. Ja ühesõnaga ma olen avastanud, et selline hostess to the mostess ja meisterdamine ja loomine minu jaoks täidab mu hingeakusid nagu viisil, nagu ükski teine asi ei täida. Ükski teine, aga see on väga oluline osa minust ja nüüd ma saan seda teiste inimestega jagada, mis peaasjalikult tähendab seda, et ma saan kokku hoordida käsitöömaterjale, parfüümide puhul näiteks erinevaid lõhnu ja inimestele näidata, kuidas see käib ja läbi nende seda ise tegemise rõõmu nagu 1000-kordselt kogeda, mis on väga-väga lahe. Kuna see on nii suur osa minust ja eriti novembris ja detsembris on mega palju tööd, siis tõenäoliselt te päris palju saate näha ka, kuidas see asi käib ja kuidas ma neid asju valmis panen. Aga ühesõnaga, see on nüüd minu leib. Muidugi näki kõrvalt, eks ole, näkk on ja jääb. Mida veel uut? Värvisin juuksed ära eile. Et selles suhtes natuke on harjumatu. Eile läksime magama, siis abikaasa ütles, et nagu võõra inimese kõrval jääks magama. Tegelikult ei tohiks ju olla, sest et see on minu enda see päris juuksevärv, loomulik juuksevärv, aga peeglisse vaadates on endal ka näiteks näljakas ja lühikesed tunduvad ka, aga see vastu kõik katkised juukse otsad on älännu ja mul on nii hea kerge olla. Nii et sellega võib ka siin aasta lõpus rahul olla, et juuksed on terved ja korras ja pehmed ja saab hakata uuesti pikaks kasvatama ilma, et peaks neid kogu aeg blondeerima ülalt, mis ei tee neile suu ja mitte head. Viimasel ajal on hullult palju raamatuid lugenud. Mul on külge hakanud selline kirjanduskategooria, mida ma eluaegse kirjandussnoobina ei oleks mitte kunagi varem kõva häälega välja öelnud. Aga ma olen hakanud lugema, mida hellitavalt või mõnitavalt kutsutakse haldjaporriks. Aga tegelikult sellised romantassi raamatud, õigemini 2 sarja olen läbi lugenud, mis mulle päris meeldisid. Esimene oli A Court of Thorns and Roses ja teine oli Throne of Glass. Väga pikad on need raamatud, see on väga suur commitment, et kõik see, ma ei tea, 700 leheküljelist raamatut läbi lugeda. Aga selles mõttes on äge, et neis nagu ehitatakse, autor nagu ehitab üles mingi täitsa uue maailma ja täitsa uued tegelased ja mingisugused dünaamikad, mis on jumalast põnevad. Et ma ei tea, kas ma oma
no varateismelisel tütrel näiteks lubaks lugeda seda A Court of Thorns and Roses, aga see Throne of Glass ei olnud üldse nii hull. Ma ei tea, see on, ma olen jõudnud vanas eas tõdemuseni, et vahet ei ole, mida inimesed loevad, peas, et nad loevad. Okei, kui see ei ole mingisugused, ma ei tea, mingisugused libauudised või mingisugune EKRE teataja või mingi siuke asi, aga et raamatutest. Et see snobism minus on surnud ja asendunud millegi hoopis muuga. Ühesõnaga, mis ma tahtsin selle kõigega teile öelda, on see, et tere tulemast. Meil on nüüd vlogmas vist. Meie jõuluplaanid näevad ette, et me lähme jälle jõuludeks Inglismaale. Kuu lõpus, mõned päevad enne jõule. Ja meiega liitub ka laste vanaema see aasta ka, mis on väga nunnu, väga hea meel selle üle. Ja oleme seal kuni uue aastani. Ja loodetavasti siis, kui seda vlogmassi auru jagub, et siis äkki ma saan teile natuke sellest Inglismaale sõidust ka jagada. Aga tähtis on see, et ots on nüüd lahti tehtud. Ja tähtis on see, mis on nii, mul on nii tugev tunne olnud viimased nagu mõne nädala jooksul, et jõulud on tegelikult see aeg, kui ma tahaks istuda nagu kodus, mingit kaunistada, teha piparkooke, mis on kõik nagu suhteliselt aega nõudvad ettevõtmised, on ju. Et ma tahaks lihtsalt pesida kodus, aga millegipärast me oleme oma elu selliseks elanud, kapitalistlik ühiskond. Et just aasta lõpp on see aeg, kui on nagu tööd kõige rohkem, on ju. No mul ürituste korralduses eriti, aga kõigil tegelikult. Ja sellest on jube kahju. Tahaks, et me saaksime kuidagi aeglasemalt kiirustada. Aga vähemalt on siis see üks rutiin, see üks vlogmassi rutiin, mis aitab hoida selles jõulumeeleolus vähemalt. Et see nii eriline detsembri aeg ei kuluks lihtsalt ööprähklemisele, vaid oleks nagu mul endal ka vahepeal meeles. Et tegelikult on jõulud, mis on kahtlemata mul lemmikaeg aastast. Et võtame siis selle aja, et pühitseda seda, et ei ole lihtsalt mingi suvaline teisipäev, vaid on vlogmas kuus. Mul ei ole õrna mugi kuupäev, detsembri kuupäevadest, aga et see kuidagi on pannud nagu rohkem jõulu minu päevadesse ka, kui ma olen seda teinud, et ikkagi võiks ju igal vlogmassi videol mingisugune väike jõuluängel olla. Ja ma arvan, et seda nüüd siis hakkamegi tegema või. Ma loodan, et see kõik õnnestub. Ma ei pane endale väga suurt pinget. Hakkame pihta ja vaatame, kuhu see tee meid viib. Aga teie ärge unustage nautida seda jõuluaega, isegi kui seda jõulutunnet kohe ei ole. Ma just eile väikese õega rääkisin, et jõulutunnet üldse ei ole, et mis mõttes kuused juba üleval. Aga see jõulutunne ise ei tule, et teda tuleb ikkagi nendes väikestes asjades luua, et kui sa tood uppa kuuske, siis ma ei tea, kaunista mingi asi kodus ära või pane tulekesed üles. Minu meelest jõulutuled hämaras toas annavad kõige rohkem jõulutunnet üldse, mis tuletab mulle meelde, et me peaks oma need paberist jõulutähelambid üles panema igale poole, sest need annavad tõesti mõnusa tunde. Mingid väiksed asjad nagu mine käi vanalinna jõuluturul. Lambist mine joo üks task lögi, raudselt aitab. Või mine vaata mingi tore jõulukontsert välja endale, kas või kohe praegu. Vaata, kas on mõni tore jõulutuur või mingi kirikukontsert, mis sulle huvi pakuks. Käi uisutamas uisuplatsil. Meie näiteks ostsime endale uisuplatsi hooajakaardi tervele perele. Ja ma ei tea, mis veel, piparkoogid on ju. Kuigi piparkoogid on, tegemine on toredam kui söömine, ma right. Et ühesõnaga seda jõulutunnet tuleb ise teha. Ta vist ei tule, eriti kui ei ole paks lumimaas, siis palju õnne, eks. Et elagu jõulutunne, elagu vlogmas. Kohtume homme.